Tere armsad hooajavaatajad! Tervitan teid imelisest Vihula mõisast ja põhjuseid, miks külastada seda kaunist paika, on mitmeid. Mõis on ootel, külaliste ootel ja suve ootel. Meil on tulemas sellel aastal ka hulk toredaid kontserte igale maitsele. Mõisas on hingematvalt ilus loodus. Meil saab jalgratastega sõita ja saab paadisõitu teha. Ja sellised kõige suuremad uudised on see, et me pakume oma külalistele võimalust nüüd puhata nagu tõeline mõisahärra ja mõisaproua. Et meie näiteks tubades sviidid on saanud uue kuue ja uue niisuguse kontseptsiooni, et me võtame külalised vastu sellise väga erilise tähelepanuga, et portier viib tuppa kohvrid ja toateenindus aitab ära teha voodi ja püüab aimata juba silmadest iga külalise soovi. Ja üks tore idee on ka see, et meil on nõndanimetatud padjamenüü. See tähendab seda, et külaline saab endale ise valida sobiva pehmusega ja sobiva suurusega padja, et see on selline uudne ja me oleme niimoodi külaliste peal juba sellist padjamenüü proovinud ja see on kõigile niisugune üllatus olnud, et sellist asja on võimalik ka siis valida. Millised on need vaba aja tegevused, mida võiksin teha? Mõisas on jalgrattaid, saab laenutada ja mere äärde sõita või naabermõisatesse sõita, siis on meil paadid ja romantilist paadisõitu on Vihulas ikka juba igal suvel tehtud. Ja ütleme, et kui külalisel ei olegi nagu mõtet, et kuidas oma aega veeta või tal ei ole ideid, siis me neid ideid pakume välja. Meil on välja pakkuda perepasse ja päevapasse, kus on kogutud hulga toredaid mõtteid, mida siis mõisas teha ja need ei pea kõike tegema ühel päeval, need võib jagada ka mitme päeva peale. Ja need külalised, kes ei olegi võib-olla plaaninud mõisa ööbima jääda, aga see mõte siin tekib, et see on see koht, kus tahaks veeta oma õhtu ja hommikul linnulauluga ärgata, siis on see võimalik, sest tubades on kõik eluks vajalik olemas, on rätikud, on seebid ja šampoonid ja hommikul saab ujumist teha, nii et ootame ka sellist külalist, kellel ootamatult idee tekib. Tiina, kui me eelmine aasta külastasime Vihula mõisat, siis sa rääkisid, et siin hoovi peal on ühed puud, kus saab soove soovida ja ma tegin seda ja minu soovid küll täitusid. Nii et siia võiks ka tulla nii-öelda soove soovima. Ja ma ju ütlesin, et soovid soove, nii nagu soovid, nii ka soov täitub. Meil on soovide puu siin mõisapargis on puid aastast 1850 ja 1880 ja siin on üks salapuu, mida me kallistame, ära annad ühe halva, mida sa ei taha, et sul elu sabas käib ja siis küsid Tammepuult head jõudu ja mõnda soovi ja see soov kindlasti täitub, nii et sa võid seda kinnitada. Vihula mõis on üks hea energiaga koht, et kui siin on korra käidud, siia tullakse kindlasti tagasi ja me ootame kõiki külalisi tagasi ja kes veel ei ole Vihulasse oma teed leidnud, siis ootame neid ka endale siia külla ja kõik on oodatud.